Nii, me läheme edasi sellega sinu mõtlemine. Ja see põhipunkt, millega ma peale hakkasin, oli just see, kuidas sinu mõtlemine ja sinu mõttemallid mõjutavad otseselt sinu tervist. Kuigi et ma jooksin ka erinevatesse muudesse teistesse teemadesse, aga need mõjutavad sinu tervist. Nüüd vaatame Filiplastel 4. peatükki. Filiplastel 4.6. Ja siin on üks kirjakoht, mis võiks olla meile tuttav ja see räägib muretsemisest. Ja ta ütleb siin siis Filiplastel 4.6. Ärge muretsege ühtigi. Kaasaegsemas keeles me ütleksime siis ärge muretsege mitte millegi pärast. Vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ühest tänuga saada Jumalale teatavaks. Seda, et selle asemel, et muretseda, ta ütleb, et paluge selle asja eest ja tänage Jumalat. See on see strateegia, mis ta ütleb. Ja siis ta ütleb, ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesus. Me näeme, et pärast seda, kui sa oled seda teinud, tuleb Jumala rahu sinus esile ja see hoiab sinu südame ja ka mõtted Kristuses Jeesuses. Ja nüüd pane tähele, mis ta ütleb 8. salmis selle nagu teema kokkuvõtteks. Viimaks vennad. Nüüd viimaks viitab ilmselgelt see on kokkuvõtlikult nagu. Kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda, kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõelge. Nüüd, kellel ta siin kirjutab? Ta ütleb siis viimaks vennad. Ja ta annab siin meile ühe konkreetse juhise, mida me peaksime tegema. Ja ta ütleb, et need erinevad asjad ta nimetab ja selle ütleb, nendele asjadele mõelge. Üks tõlge isegi ütleb just sellisel viisil, see rõhutades. Me näeme seda, et nüüd ta annab meile siia eeskuju, millele mõelda. Miks pärast? Sellepärast, et mõtetel on potentsiaal meie elus midagi luua. Ja nüüd ütleb, ja mis need asjad siin siis on? Esimene asi on, et kõik, mis on tõsine. Ja mitmed tõlkid kasutavad väljendid ka, mis on tõde. Siis, mis on aus, mis õige, mis on kasin. Nüüd see kasin räägib tegelikult enesekontrollist. See ei tähenda seda, et nagu öeldakse, sul ei tohi midagi kena ja viisakat olla. Siis ütleb, mis on armas, mis on hea kuulda kui vooruslik komme ja kiituse väärt või mõned tõlkid ütlevad ka, milles on kiitust. Nüüd sulle on antud nimekiri ette, mida sa peaksid mõtlema. Mõni ütleb, et kuule, see on nii lühike nimekiri ju. Nüüd see on väga paljus, see paneb paika raamistikku. Ja mõni ütleb, et nagu, ja kas ma ei saagi sellest raamistikust välja minna. Nüüd see, kui sa oled otsustanud, mida sa tahad oma elus näha, siis sa jääd selle raamistiku juurde. Nüüd see sisaldab eneses väga palju asju tegelikult. Kui sind huvitab, nagu öeldakse, sa võid vaadata ka, ütleme, laiendud tõlget, mis räägib igat erinevat nüanssi nendele sõnadele. Siis, aga see on sama näha just, kuidas Jumala sõna on tegelikult meie raamistik. See ongi tegelikult väga paljus. Ja samas, kui on kuskil on mingi kibedus, pahandumine, õelus, andestamatus, siis sina saad otsustada mitte seda mõelda. Nüüd, kas sulle pakutakse neid mõtteid? Kindlasti. Võib-olla keegi inimene teeb midagi, keegi inimene ütleb midagi, keegi inimene käitub mingil kombel. Mis asi tuleb sulle? Mõte selle alusel. Ja nüüd ta ütleb, et sellele mõelge. Kui sa selle nimekirjale ei vasta, siis sellele ma ei mõtle. Ehk siis üks asi, mis me peame enesele aru andma, ja see on üks vale tegelikult, mida isegi väga palju, isegi kristlased usuvad, on see, et ma ei saa kontrollida oma mõtteid. Ma lihtsalt ei saa, need mõtted tulevad mulle lihtsalt pähe. Siuksed mõtted tulevad, siuksed mõtted ja see inimene ütles seda ja see inimene käitus selliselt ja seda ma kuulsin, seda ma nägin ja need asjad tulevad sulle. Aga sina saad valida, kas sa jääd neid asju mõtlema. Ja see arusaamine või see tahe mitte nende üle mõtiskleda, tekib just sul sellest, mida see võib sinu elus luua. Kui sa saad aru sellest, et nagu öeldakse, ma ei taha seda oma elus, ma ei taha sellist malli, ma ei taha sellist käitumist, ma ei taha sellest kohta jõuda oma elus. Sellepärast ma panen sellele mõttele täna stoppi.
Sellepärast ma ei lase sellel mõttel oma peas keerelda, sellepärast mis tähendab peas keerelda, tegelikult see üks teine väljend, mida piibel kasutab, on mõtisklema. Sa võid mõtiskleda kas Jumala sõna üle või sa võid mõtiskleda negatiivsete asjade üle. Sa võid ka nendele kõigi negatiivsete asjadega üle mõtiskleda, mis on selle nagu vastandid, mis siin reas olid. Aga see on sinu valiku küsimus. Ja kui sina otsustad, et ma ei tee seda, siis see on see, mis hakkab sind mõjutama. Ja see ongi tegelikult meele uuendamine. Seesama, et sa teed teatud konkreetses situatsioonis valiku. See on see asi, mille üle ma mõtisklen. Ja see on üks asi, mis tegelikult on üks nõrk ala päris paljude kristlaste elus. Nad käivad võib-olla ilusti koguduses, loevad võib-olla kristlikke raamatuid, palvetavad, teevad erinevaid asju, mida ka Jumala sõna õpetab, aga nendel ei ole isiklikku Jumala sõna üle mõtisklemise aega. Mõni ütleb, et mul peab palveaeg olema, mul on piibli lugemise aeg. Nüüd seesama piibli lugemise aja me peaksime enda jaoks natukene teistmoodi hakkama seda rakendama. Sest et piibel õpetab sükest praktikat, natuke teistmoodi. Ma loen sulle laulud 1.1. See on nüüd üks väga hea näide ja Joosua 1.8 on tegelikult üks paralleelne kirjakoht sellega, mida sa võid ka nagu lugeda, mis on mingil määral sarnane sellega. Ta ütleb, et õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel Jehova käsuõpetusest ja kes uurib ta käsuõpetust ööd ja päevad. Kui sa märkad, ta ütleb, et see inimene, kes on õnnistatud, ei käi õelate nõu järgi. Mis see tähendab? Õelad ei räägi mitte ainult lihtsalt õelatest inimestest, vaid see räägib Jumala kartmatutest inimestest. Ta ei võta nende nõuannet kuulda, mida? Nende mõtteid. See ei ole see, mis tema mõtlemises on ja mille järgi asju korraldab ja teeb oma elus. Siis järgmine asi, ega seisa patuste tee peal. Nüüd, mis seal patuste tee peal toimub? Kui ta räägiks patustest, ta räägib inimestest. See tähendab seda, et ta on ühel teel liikumas ja tegemas teatud samme, teatud valikuid. Jällegi, millest ta räägib mõtetest, mis tuleb selle nende kaudu ja nende käest. Ja see järgmine asi, ega istu pilkajate killas. Mis asi ta räägib? See on nüüd, millest ma korra rääkisin ka just, kes on tema sõbrad. Või keegi on kunagi isegi ütelnud, ütle, kes on sinu sõber, siis ma ütlen, kes sina oled. Nüüd see on tegelikult reaalne fakt või inglise keeles on selline naljakas ütlemine, kui tahad suuri kirpe, käi suurte koertega läbi. Eesti keeles meil ei ole sellist ütlemist, aga nüüd, millest see räägib tegelikult? Suurtel koertel ongi üldiselt suured kirbud, sest need on nii suured ja nad suudavad neid kanda. Ja tähendab seda, et need, mis nad eneses kannavad, enesega kaasas kannavad, võivad ka sulle peale ronida. See on, kellega sina läbi käid, selliseks sa muutud. Jällegi mõtted. Ja sellepärast me peame tegelikult ka täiskasvanuna valima, kes on meie südame sõbrad. Sa ei saa nagu öeldakse 100% kõiki valida, kellega sa üleüldiselt lihtsalt kokku puutud. Sa puutud võib-olla tänaval või erinevates situatsioonides, kes teab niisuguste inimestega kokku. Aga need ei ole sinu südame sõbrad, need ei ole keegi, kellega sa ühel teel oled käimas või kelle nõuannet sa oled kuulamas või see, mida ta siin räägib. Kas sa märkad? Vaid on inimesed, kes lihtsalt on juhtumisi, sa puutud kokku nendega. Aga need samad nõuanded, kes räägivad sulle, need, kellega sa ühel teel oled liikumas või kelle seas sa oled istumas, on need, kes investeerivad sinusse, panevad sinusse. Ja muuseas, sul on vaja ka selliseid inimesi, kes panevad sinusse asju. Ja peame sellest aru endale andma, vahel inimestele ei meeldi, et vahest me ise oleme ka rääkinud sellest, ütleme, et meil ka pastoritena on keegi meie üle. Et pastorid Kennet ja Tõni Kaasik on meie jaoks ka pastori ametis mingis mõttes ja me oleme nendele ennast vaimulikult allutanud. Nüüd, mis ei ole lihtsalt mingisugune ilus vaimulik, ilus sõnavara, vaid see on ka selle jaoks, et neil on potentsiaal ja võimalus meie ellu rääkida. Ja meil on, ütleme, 2 teist väga olulist Jumala sulast, kes on ka meie suhtes vaimulikult väga olulises positsioonis. Üks on pastor Keith Moore Ameerika Ühendriikidest ja Nancy Dufresne on teine, kes on meie ellu rääkimas ja kellega meil on ka väga lähedane ja ütleme, võib-olla mitte selles mõttes, me kogu aeg isiklikult nendega läbi ei käi, aga siiski nad on rääkimas väga oluliselt meie ellu. Me oleme ammutamas ja kuulamas asju, mis nad on rääkimas. Ja see ei ole juhuslikult valitud, vaid see on see, mis me teame, et Jumala tahab neid printsiipe, neid tõdesid nende kaudu meie ellu panna. Miks need vajalikud on? Sest need kujundavad meid selliseks, mis Jumal tahab, et me võiksime tulevikus olla. Ja meil on vaja neid asju. Nüüd sinul on ka samamoodi vaja inimesi, kes räägivad sinu ellu. Küsid, et
kes need on siis. Kõige esimene neist, tegelikult mul ei ole seda heasule õpeta, aga see on Jumala sõna printsiip, peaks olema sinu enda pastor. See on Piibel tegelikult räägib seda. Ütleb, et nii-öelda inimestel peaks olema need, kes on nende üle vaimulikult. Ja see ei ole lihtsalt see, et ta räägib sulle toredat juttu ja tore pühapäeval teda kuulata või mõnel teisel koosoleku päeval, et päris põnev jutt oli, mis iganes. Ei, see on see, et need sõnad, mis ta räägib, need printsiibid, mis ta räägib, sa saad aru, need on oluliselt vajalikud sinu elu jaoks, sinu kujundamiseks ja nendeks asjadeks, mis Jumal tahab sinu elus teha. Ja vaete vahel ka need sõnad ja asjad, mis ta võivad rääkida, võivad olla ka korrigeerivad. Nüüd siin tuleb täiskasvanud inimestena meil mängu see sama asi just, kus inimesed saavad täiskasvanuks, ütleme 18 saab täis, siis nad hakkavad mõistma seda. Neil on nüüd vabadus teha ise valikuid, ise otsuseid. Riigiseadusega nad on nagu iseseisvad, küll meil Eestis ütleme, on teatud seal mööndused selle koha pealt. Et me ütleme lastevanematena peame ikkagi oma laste eest hoolitsema nii kaua, kui nad koolis edasi käivad ja ütleme, me ei tõsta neid kohe ukse taha ka. Nad ikkagi elavad võib-olla mingi perioodi meie katuse all, see on selge. Aga siiski neil tekib teatud valikuvabadused väga selgetes ja olulistes küsimustes nende elus. Aga nüüd siin on üks teine asi ka. Kui me ise oleme saanud täiskasvanuks ja oleme juba mingi aja, ma usun, täiskasvanud, me peame aru saama, et Jumal tahab ikkagi, et meie ellu oleks rääkimas inimesed. Ja need sõnad, mis nad räägivad, need printsiibid, mis nad räägivad, kujundavad meid ja vormivad meid selliseks, nagu me kunagi tulevikus saame olema. Ja sellepärast on see oluline. Näiteks ma mäletan ise, kui ma sain pastoriks, see oli 92 aastal ja kuna me kogudus tol ajal oli, me nimetasime ennast alguses üks hea võib-olla mingi uhkusega, see uhkus ei ole kunagi hea, aga et me oleme iseseisev kogudus ja mis iganes, et me ei ole nagu allumas kellegile või midagi taolist. Ja Jumal hakkas mulle kohe rääkima sellest väga varakult. Ma sain aru seda, et ma ei saa pastorina olla nii-öelda iseseisev. Keegi ei ole rääkimas minu ellu, kellelgi ei ole voli mind korrigeerida, kellelgi ei ole midagi mulle öelda, mis iganes. See on väga mäda asi. Ka üldse, kui sa puutud vaimulike töötegijatega kokku, tegelikult see ei ole siia vahele panna. Siis kui sina oled ammutamas teatud jutlustest ja sõnumitest ja asjadest ja see inimene ei ole vaimulikult kellegile allutatud, ei ole kedagi, kes on tema üle, kellel on voli teda korrigeerida, teda juhatada ja nõu anda ja ta ei kontrolli ja ei küsi küsimusi nende käest selles mõttes ka asjade suhtes, mis ta on õpetamas, see on väga ohtlik koht. Väga ohtlik koht. Keegi on selles kohas, kus ta ei ole alistumas ja allumas kellegile vaimulikult. See on nagu öeldakse, mina nagu öeldakse, igal juhul hoiaks üksteist inimesest isegi eemale. Tõsiselt kohe. Sest et mis asi see tähendab, kui ta ei ole ennast allutanud, siis temasse võivad igasugused nii-öelda nimetame hääled. Saad aru, ma ei mõtle seda, et ta kuuleb tingimata hääli kohe, aga kuradil on võimalus igast asju temasse panna. Igasugused ideid, mõtteid, isepäisust, mässumeelsust ja see kõik on see, mis hakkab looma temas midagi ja parem või hiljem sellises kontekstis, kui inimene ei ole ennast allutanud ja alluvuses ja nii-öelda meelevalla all vaimulikult, ta hakkab midagi tootma, mis on oma olemuselt kuratlik tegelikult. Ja mõni ütleb, et me ei pea kõigile alluma kogu aeg ja saa kontrolli mentaliteet. Nüüd ma ei räägi kontrollist. Ma räägin positiivsest juhtimisest ja ka vaimulikust soovist lihtsalt allutada. See on vabatahtlikult. Aga sellegi poolest see arusaamisega, kuivõrd oluline roll on inimestel rääkida meie ellu ja meisse panna teatud asju. Nüüd, kui ma räägin nendest printsiipidest, peame meeles seda, kust me alustasime. Tervenemisest. Keegi peab meie ellu rääkima ka tervenemisest. Ja mõni ütleb, ma loen Jumala sõnast seda. Sul on vaja inimest, kes seda sageri räägib. Nüüd me ei lähe küll keskaega tagasi, kus öeldi seda, et nagu ainult preestri kaudu saab Jumalaga suhelda midagi taolist. Ei, ma ei mõtle seda. Ilmselgelt on see, et sina võid ise Jumalaga rääkida ja peaksidki ise rääkima, peaksid ise suhtlema, ise uurima Jumala sõna ja süüvima Jumala sõnasse. Aga on siiski vaja ka jutlustajad, kes õpetab sulle teatud printsiipe, et need sõnad võiks sinus luua elu. Ja sa võtad need sõnad vastu, need mõtted vastu, mõtiskled nende asjade üle. Lähme tagasi siia. Me jäime laulud üks juurde pooleli. Ja teine salm ütles, vaid kel on hea meel Jehova käsuõpetusest ja kes uurib ta käsuõpetust ööd ja päevad. Nüüd see sõna uurib, enamus tõlked tõlgivad selle kui mõtisklema või ka isegi mediteerima. Nüüd jällegi see mediteerima sõna on natuke ära rikutud kultuste poolt ja vahest kristlased ei taha seda kasutada. Nüüd see on siin sees, aga me peame teadma, mis enesest sisaldab.
see ei sisalda midagi sellist, et inimene mõtleb, ma ei tea, mingisugusele tühjusele ja mingisugusele, ma ei tea, energiale või mille iganes imelikele asjadele. Ei, see on see, et ta mõtiskleb Jumala sõna üle ja ka räägib seda. Nüüd see on üks praktika, mida sina pead enesele sisse harjutama. On see, et sa võtad mingisuguse piibli kirjakoha, sa loed seda ja sa loed seda ka kõvasti ja ka mõtiskled selle sama sõna üle. See on üks piibelik praktika, mida me peame harjutama, sest Joosua 1.8 ütleb ka, ärgu lahku, kui see käsuõpetuse raamat sinu suust, vaid mõtle selle päeval ja öösel. Ja see oli see, mis pidi temale edu tooma ja teeb sulle samamoodi edu. Ja see ongi sama printsiip just, mõtle ja ütle. Ehk siis see ei lahku sinu suust ja sa ka mõtled sellele, ehk siis mõtiskled. Ja see on nüüd, mida see toodab sinu elus. See sama protsess hakkab looma Jumala sõna tõdesid sinu elus. Nüüd see on see mõte, mis sa võtad, sa mõtiskled selle üle ja sa räägid seda. Ja see sellisele kujumbil, mis toimub sinu mõtlemises, meele uuendamine. Sa muutud teistsuguseks, sa kujuned teistsuguseks. Nüüd üks hea näide, mis meil on Vanas Testamendis. See on Jeremia 18. peatükk ja 2. salm. See on üks võrdpilt, mida Jumal kasutab. Ta räägib siin potissepast. Ehk siis see on see, kes teeb savist potte. Meil eesti keeles on üks teine sõna, see on pottsepp, see on natuke teine asi. See on väike nüansi küsimus. Aga siin ta räägib siis savist pottide tegijast. Ta ütleb, tõuse ja mine alla potissepa kotta ja ma annan seal sulle kuulda oma sõnu. Siis ma läksin alla potissepa kotta ja vaata, ta tegi tööd potikedra juures. Võib-olla sa oled kuskil näinud või tavaliselt mingisuguses videos või filmis või kus iganes, kuidas võetakse see savi tükk, pannakse selle poti, seda nimetatakse kedraks, ehk siis see on see ringi ratast käiv niisugune alus selle peale ja nüüd ta võtab oma kätega ja hakkab hoidma oma käsi selle ümber ja siis see keereldes hakkab vormuma. Siis ta paneb need näpud sinna sisse ja sellest hakkab anum tekkima jooksul. Nüüd see on tegelikult päris suur osavus sellisel kombel midagi teha. Ma ei ole ise isiklikult proovinud, aga ma tean, see ei ole üldse lihtne asi tegelikult. Sest et see nõuab niisugust tunnetust ja selle savile just niisugust õiget pehmust ja kõiksugu asju selle juures, et see asi toimiks. Okei, oleme tagasi. Nüüd ja kui astja, mis ta savist tegi, potisseba käes rikki läks, ehk siis ta läks kuidagi katki või sassi, siis ta tegi sellest jälle teise astja, nagu potissepa silmis õigem näis olevat. Siis tuli mulle Jehova sõna ja ta ütles, kas mina ei või teiega teha nõnda, nagu see potissepp, Iisraeli sugu, ütleb Jehova, vaate otse, kus savi potissepa käes, nõnda olete teie minu käes Iisraeli sugu. Nüüd mõtle natuke siia tagasi, miks see võrdpilt siin on? See potissepp on seal selle savitükiga ja ta hakkab midagi sellest vormima. Nüüd, kus kohas on see pott, mis hiljem tekkima hakkab sel hetkel, kui teda veel ei ole seal sellest vorminud? Ta ütleb, no see on seal selles savitükis. Ei, ta ei ole. Kus kohas ta on? See on selle potissepa peas. Mis asi see on? Mõte, idee. Missuguse poti ta tahab luua, missuguse poti ta tahab teha. Tal on mingisugune pilt, tal on mingisugune visioon ja ta räägib seda, et kuidas Jumal tahab meid ka luua just selliseks, nagu tema on plaaninud ja võtab meid kui savi ja hakkab meid vormima. Ehk siis mille baasil? Selle baasil, mis on tema mõttes olnud. Sõnadele on võimekus luua asju. Ehk siis just need samad sõnad, mis on sinule mõtetena kohale jõudnud, mis sa oled kuulnud, mis sul on rääginud, mis sa oled lugenud. Sellepärast see ei ole üldse juhuslik. Näiteks miks? Vahest võib-olla ei ole seda kunagi mõelnud. Aposttegudes, kui see oli üks kirjakoht on, kus kristlased, ka inimesed, kes olid saanud päästetud, nad parandasid meelt nõiakunstist ja kultustest ja tõid oma raamatud kõik sinna kokku ja põletasid need ära. Nüüd mõtled ollesse ajastusse tagasi. Raamatuid kirjutati käsitsi. Need olid väga kallid asjad.
ja siis nad kirjutasid neid mingisuguste rullide ja asjade peale ja saad aru, kõik see vormistamine oli hoopis teisel tasemel. Tänasel päeval raamat, nagu öeldakse, see trükitakse lihtsalt kuskil trükikohas valmis ja see, ta maksab midagi, aga ta ei ole võrreldes sellega, mis ta tol ajal väärt oli tänu oma käsitööle ja kõige selle, see oli parased väärtused. Ja nad põletasid need ära. Miks nad seda tegid? Kas need sisaldasid mingisugust väge? Ei, need sõnad, mis seal olid, need andsid potentsiaali midagi inimestes luua. Ja see on reaalsus. Ja miks pärast me ei peaks mitte mingit pistmist kristlastena tegelema mingisuguste kultuslike raamatutega. Sul ei peaks olema, ma ei tea, horoskoope ja igasugused sellist tüüpi, mida iganes need on teised ajakirjad, ma ei tea, kes need nimed on, mingid kolmandad silmad ja mingisugused muud igasugused ekstrasenssid ja ajakirjad ja nii-öelda raamatud ja asjad. See ei peaks olema midagi sellist, mida sina loed. Sest nendel on potentsiaal sinu elus midagi luua. Mida tähendab luua? Üks on ka luua seda hirmu, kogu seda asja ja lasta ka nendel kurjadel vaimudel, kes on nende kaudu tegutsemas, sinu elus hakata liikuma, tegutsema. Nüüd, kui ma rääkisin enne ka asjadest, mida me vaatame, need on ka mõtted. Nendel on potentsiaal midagi luua sinu elus. Mõni inimene ütleb, et miks see inimene on nii vägivaldseks muutunud ja kuidas ta niimoodi saab mõelda ja kuidas ta saab niimoodi käituda. Mida ta on teinud ennem? Kas mänginud vägivaldseid mänge, vaadanud vägivaldseid filme, lugenud vägivaldseid raamatud ja mõtisklenud ja toitnud ennast nendega. Mida siis on mõtted ja nüüd mismoodi ta elab selliselt. Kuidas me saame seda muuta? Muudame selle, mida ta ennast paneb. Ja see ongi sama, tema peab tegema ka meeleparanduse, selle otsuse, ma tahan sellele stopi panna oma elus. Ja see ei ole ainult üks otsus, mis ta teeb, ma tegin patuse palve ja inimesed mõtlevadki isegi, inimesed tulevad päästmisele, kui ma rääkisin inimesest alkohoolikust, ja tuleb päästmisele, ta oli alkoholismi küüsis kinni, ta teeb patuse palve, palub, et Jeesus, tule mu südamesse, anna mulle andeks ja ma parandan meelt sellest alkoholist ja pöördun sellest ja mis iganes. Ja nüüd ta teeb selle otsuse ja see oli hea algus. Aga nüüd tal on vaja sellega edasi minna, tal on vaja oma meeli, oma mõtlemist toita Jumala sõnaga, et selles püsida. Sest kui ta seda ei tee, siis ta võib sinna samasse tagasi minna. Piibel räägib ka sellest isegi, kuidas inimesed, ta võrdleb nii-öelda, vahest viidates just inimestele, et inimesed on vahest nagu, ta kaks võrdpildi toob, väga karmid võrdpildid. Üks nendest on, kuidas koer pöördub okse juurde tagasi. See on võib-olla väga räige, aga see on, kui sa oled näinud koerapidaja olnud, siis vahel see juhtub, kui koer oksendab, siis sa pead tal kratist kinni võtma ja mitte teda selle juurde tagasi, ta läheb ja sööb selle ära muidu. Enamasti küll, ma ei saa 100%, aga väga sageli. Nüüd miks? Sellepärast, et see on tema loomuses. Ja siis ta toob teise näite, et siga, kui ta on puhtaks pestud, ta läheb, kui sul pori mülgas on, ta paneb kohe kolinal sinna tagasi, sinna sisse, sellesse soppa, sest et talle meeldib, ta naudib seda. Miks pärast? Sest et ta on siga. Nüüd, miks ta seda toob välja? Sellepärast, et sina võiksid teada, sina ei ole ei koer ega siga. Ja sa ei pea minema nendesse samadesse vanadesse asjadesse tagasi. Sa ei pea minema pea ees sopa sisse, sa ei pea minema oleme karmid oksed sööma. Aga miks pärast? Sest et sa oled uus loodu Kristuses Jeesuses. Ja see on see, mille põhjal sinul tuleb nüüd ka oma mõtlemine uuendada. See tuleb igal päev, nagu öeldakse, üles tõustes meelde tuletada, ma olen uus loodu Kristuses Jeesuses ja mind ei tõmba nende asjade poole. Mind on uueks loodud, mind on puhtaks pestud, mind on õigeks mõistetud ja see minu tõmbed on Jumala järgi, sest ma olen Jumala sarnaseks loodud. Ma olen uus loodu Kristuses Jeesuses. Mul on Kristuse meel, mul on tema südame hoiakud, tema on mind puhtaks pestnud ja mind õigeks teinud ja enda sarnaseks teinud. Need on need samad loomus, nüüd see on sinu südamest toimunud, aga nüüd on vaja sinu meeled sellega kooskõlla viia. Ja nüüd see protsess on ka toimumas, siit hakkab üks asi ka tulema esile. See toodab ka, mida enne me tõime just välja, rahu. Rahu on tegelikult üks väga oluline element, mis on tegelikult seotud väga sageli just ka tervenemisega. Kui see Jumala rahu täidab inimesed ja sageli inimesed just plaksti selle käigus saavad terveks. Ja kui me räägime just meelelistest probleemidest ja haigustest, mis on seotud meeltega, mis on seotud mõtlemisega, hirmud, mured, kõik need asjad ja inimesed saavad nendest asjadest vabaks ja see sama rahu tuleb tema ellu. Mis asjad juhtuvad? No, nüüd ma võin mõningaid asju juhuslikult
tema nii-öelda südameprobleemid sagevad kaduda inimestel. Tema vererõhk läheb normaalseks, tema närvid hakkavad normaalselt toimima, tema lihased hakkavad normaalselt toimima. See on terve hunnik asju, mis hakkavad selle tõttu normaalselt funktsioneerima ja toimima, et teatud asjad saavad kõrvaldavad inimese elust ja just seesama hirm ja rahutus saab kõrvaldatud tema elust ja tervenemine tuleb. Miks pärast, sest et tema hingelugu on hea või nagu tema hing on jõukas. Mismoodi on inimese hing jõukas? Kas see, et nagu öeldakse, tal on lihtsalt head tunded ainult kogu aeg? Küsimus on tunnetes, vaid tal on Jumala sõnast pärinevad mõtted. Ja ta hoiab neid oma mõtetes. Nüüd on tema hing jõukas. Missugune on see jõuka hingega inimene? On see, kes mõtleb Jumala sõna mõtteid, rahu mõtteid, mõtleb neid asju. Ja nüüd, mis toimub? See savi vormitakse. See savi astja on käes ja Jumal on seda vormimas. Ja mingil hetkel äkitselt sa näed seda inimest, kada on teistsugune. Ta käib rahus, ta on täiesti terve, tal on haiguse sümptomid kadunud ja mis asi, ta on seadnud oma hinge asjad korda. Nüüd see kõlab väga vanamoeliselt ja kohati nagu tuleb meelde see kevade tsitaat, et Toots on oma hinge eest hoolt kandma hakanud. Nüüd see kõlab, mismoodi ta kõlab, aga tegelikult see on väga oluline asi. Mis see tähendab, et sa hakkad hinge eest hoolt kandma, on see sama, et sa võtad ja uurid Jumala sõna ja mõtiskled selle eest. Üle. Amen. Et see on asi, mida sul on vaja seda enesesse kujundada, seda protsessi, seda harjumust. Vaata 1. Timotuse 4.12. Nüüd siin ta räägib Timotosele, kes oli pastori ametis ja kes oli tegelikult noor, nagu me saame aru siit. Tegelikult ka arvatavasti väiksemate kogemustega. Ja ta ütleb, et ükski järgi põlaku sinu noorust, vaid ole usklikele eeskujuks sõnas, elus, armastuses, usus, meelepuhtuses. Kuni ma tulen, ole hoolas ette lugema, manitsema ja õpetama. Ära jäta eneses peituvat armuannet hooletusse, mis sulle anti ennustuse läbi, kui vanemad panid oma käed sinu peale. Ma teen korraks ja pausi, kui sul on käepärast nüüd seesama uus tõlge, mis meil on siis, mis iganes 2000. aastal välja antud eestikeelne. Ja tegelikult paljud teised tõlked ütlevad ka sarnaselt ja ma loen 14. salmi sealt sellest tõlkest edasi. Ta ütleb, nende asjade peale mõtle, ela selles, et su edenemine oleks avalik kõigile. Ta ütleb, nende asjade peale mõtle. Nüüd isegi mitmed tõlked kasutavad siin sellega seda sama sõna, millest ma ennem rääkisin, mõtiskle või mediteeri. Nüüd mille peale mõtle? Ta räägib siin tervetest asjadest, hulgast asjadest, mis olid seotud tema töö ja tema kutsega ja nende asjadega, mis ta pidi tegema selles Jumala riigi töös või selles, ütleme ka selles pastori positsioonis ja rollis ja samas ka, kuidas ta oma elus teatud asju kujundas. Me näeme, kuidas ta tuleb eeskujuks olla. Eeskujuks sõnas, see tegelikult ei räägi niivõrd ainult sellest, kuidas ta jutlustab, vaid see, mis tema suust välja tuleb. Siis, et ta tuleb eeskujuks olla elus, armastuses, usus ja meelepuhtuses, kõik need asjad, nagu öeldakse, ja ta mõtiskleks nende asjade üle. Ja kui ta loeb Jumala sõna, lugegu ette ja olgu valmis manitsema, õpetama, et ta mõtleb nende asjade üle ja mõtiskleb Jumala sõna printsiipide üle, selle ülesande üle, mis Jumal talle on andnud. Ja vist pärast siis nende asjade peale mõtle, ela selles. Esimene asi, mõtiskle ja nüüd ütleb ta ela. Jällegi Joosua 1.8 ütleb, ärgu lahku su käsuõpetuse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päevale, et sa võiksid hoolsasti teha. Me näeme jälle sama analoogia. Mõtiskle, et sa võiksid teha. Nüüd ütleb ela selles, et su edenemine oleks avalik kõigile. Mis asi on edenemine? Me näeme seda, et sinu edus toimub edasi liikumine, edasi areng, Jumala tahe saab teostunud. Miks pärast? Sest mida sa tegid? Sa mõtisklesid Jumala sõna järgi, sa tegid selle järgi ja nüüd see edu ja edenemine, edasiminek on nähtav sinu elus. Amen.